kõigile kolleegid. On linna hoolekogu 40 istungil osaleb 16 hoolekogu liiget. Istungi päevakorra projektis on 8 punkti. Kellegi jõudmisel muudetusettepanekute päevakorra projekti osas. Ei ole kõik selle poolt, et päevakord kinnitele. Palun päevakorda. Kõik on kinnitatud. Kõik on poolt, asi päevakorra liiget. Esimene päevakorra punkt. Selle linna 2025. aasta esimeste liiget hääle vastu kaitse ja teadne vanema. Lugupeetud linnavolikogu liikmed, linnavalitsus on kohtama lõppa aasta esimest registri Eelnõu ühtanud. Täpsustada riiklike asendused kummastik tasandusfondi ja koostusfondi kohta. Täpsustada linna fondadel olevate kandelate rahvusite vahendilised summad 2025. aasta 1. jaanuari seisuga. Jaotada eelarve kuludel osastistud kahjulised riiklikud vahendid, mida ei olnud 2024. aastal täielikult ära kasutatud. Teha muudatusi investeerimistegevused. Põhitegevuse tervikuna suurenevad 242 595 euro võrra. Põhitegevuse kulusid suurendatakse sama summa võrra. Põhitegevuskulud investeerimiskavas väheneb projekti Viru kooliste rekonstrueerimise plaan. Projekt viiakse ellu 2 aasta jooksul. Sada tuhat võetakse plaanist maha kontseptuaalne raamatukogu filiaalis, teenuse disain ja ruumide renoveerimine kogu konnakeskuses. Toetuse taotlust toetanud Kultuuriministeerium. 10 000 eurot on täiendavalt planeeritud linnavalitsuse hoonerimondiks. Plaani on lisatud 2 punkti. Projekt Sillamäe Vaivara raudteejaama ja jalgrattade esitamine summas 87 500 ja projekt Ida-Viru teedega seotud narkootikud arendustegevused summas 49 000, kus oma osalus plaanitakse summas 12 250 eurot. Kogu rääkimata investeerimistegevuse tulemus 85 782 euro võrra. Rahvaliste vahendite ülemine seisuga 25. aasta 1. jaanuar oli 2 638 661 eurot. See tagab käedevahendite olemasolu linna kontodel ja esialgu ei ole eelarves kavas võtta laenu investeerimiskava elluviimisel. Muudatused võivad aset leida pärast riigihangete tulemuste teadvustamisprojektide Viru kooliste rekonstrueerimine ja Sillamäe kergejõustiku ja jalgpallistadiooni rekonstrueerimine kohta. Aitäh! Austatud kolleegid, osalesid rahanduskomisjoni töös 20. märtsil. Komisjoni otsus toetada Sillamäe linna eesmärgid eelarvet. Hääletamisel jäi komisjoni liige erapooletuks ja jäi hääletused poolt. Mul on kõik, kas kellegi on küsimusi eelarve kohta? Ei ole, liige. Päeva. Pannud käivitusele, tõsnud selle poolt kinnitada. Sillamäe linnaga 2025. aasta esimene eelarve koos niisugusega. Palun käiv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kes on vastu? Vastu ei ole. Kas on erapooletuid? 3. Erapooletuid 3, ainult on poolt. Esimene eelarve. Punkt teise päevakorrapunkt andmine Sillamäe kooli ettekandja kallis kultuurioskuse juhataja Anne Raan. Lugupeetud linnavolikogu liikmed,
vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi seadusele algavad 24. aastal 1. septembril üleminek vene õppekeelega koolides eesti õppekeelele. Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse järgi võib hoolekogu ettepanekul ja linnavolikogu otsuse alusel muu keel olla õppekeelest eesti keele asemel 25.–26. aastal põhikooli 3. ja 6. kuni 9. klassides. Siiamäe vanalinna kooli hoolekogu on sellekohase ettepaneku esitanud ja eeltoodust lähtudes palume lubada Siiamäe vanalinna kooli järgmisel õppeaastal alates 1. septembrist 2025 õppeaastal kasutada vene keelt õppekeelena põhikooli 3. ja 6. kuni 9. klassides. Aitäh! Kas teil on küsimus? Anneli, üks küsimus, kas meil on komplekteerinud järgmisest aastaks kahe uue klassi üleminekuks õpetajate koosseis? Õpetajate koosseisu kohta on koolidirektor välja pannud abiametikohtade kuulutused, aga läbirääkimised juba käivad, 2 päeva tagasi näiteks võeti üks eestikeelne õpetaja töö ja esialgu küll muude ainete jaoks, aga väga võimalik, et järgmine aasta võtta esimese klassiga, järgmisel õppeaastal. Oli üks küsimus. Kas meil on soovigu võimekust, kui näiteks lapse vanemad ja hoolekogu kooskõlastab viia rohkem klasse eesti keele? No võimekus sõltub õpetajate olemusolust, aga kui ma siin praegu ütlesin, et võivad vene keeles õpet jätkata 3. klassid ja 6. kuni 9. klassid, siis juba ka nendes klassides on üsna palju õppetööd eesti keeles. Kas kuuled küsimus? Jõne, repliigi? Jõne, pankeelis seda otsust. Juures Siljanegi vanalinna koolid 2025-2026 teater kasvatada vene keele õppekeelena 3. või 10. klassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ja 17. Kõik on koos. Kolmas päevakorrapunkt, Siljanegi vanalinna linnavolikogu 30. septembris 2021. aasta otsus 173, Siljanegi kooli sotsiaalteenistusena Jüri Andavad ja avalikult kuuldes Jüri Andavad ja kuulid ettekandja. Lugupeetud volikogu liikmed, otsuse eelnõu preambulis on nimetatud 11 korterit, mis ei kuulu ei sotsiaalkorterit ega asutushuvides andvate korterite nimekirja. Samal ajal neid korterid kasutatakse kas sotsiaalteenuse osutamiseks või siis avalikes huvides. Nagu näiteks Ukraina Siia põgenikele olid eraldatud 9 korterit, sellest nimekirjast ülejäänud 2 siis meie investeerivatele õpetajatele. Ja me teeme volikogule ettepaneku muuta otsuse eelnõu lisa 1 ja lisa 2 korterit kuuluksid ka siia ja teise nimekirja. Kas teil on küsimusi? Ei ole, märgisi, ei ole. Ainult täiesti. Muuta linnavolikogu otsus number 3 kinnitada tööd koos muudustada. Tehtud 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16 ja 17. 17. Käivad nüüd tööd Eesti. Lugupeetud volikogu liikmed, tööd Eesti tehtud juba 21 aastat, et reguleerib tööde tegemist meie linna territooriumil. Ja selle ajal jooksul toimunud teatud muudatused, mis tuleb dokumenti sisse viia, aga need on pigem tehnilised muudatused, aga siiski on olemas ka sisulised muudatused, nagu
eeskirja kohaselt kaevide tegija on kohustatud taastama kaevekoha samatüüpiliste kattega, aga pakutava regulatsiooni kohaselt pärast kaevetööde teostamist peab kaevetööde tegija objekti taastama vastavalt ehitusprojektile ja võtma endale garantiikohustused juhul, kui nad objektid kehtivad. Samal ajal me pakume uues eeskirjas oleksid 2 täiendavat paragrahvi. Nendeks on paragrahv 8 keskkonnanõuded ja paragrahv 11, kus on kajastatud järelevalve sanktsioonid. Ehk siis kokkuvõtteks muutub see kord tööde teostajate suhtes rangemaks ja annab linnale rohkem võimalusi rakendada sanktsiooni juhul, kui korra nõudeid liigutakse. Kelle küsimusi? Repliigid? Palun käest. Kas on selle kolm kindlane kaevetööde Eesti võimaluselektsiooni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ja 17. Kõik on kolm. Eesti aparaatudest määru Jeetsu linna planeeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise alane ellu kooskõlastamine. Ettekäidele teadmine. Austatud volikogu liikmed, Narva-Jõesuu linn koostab oma üldplaneeringut ja teeb sama nimelt meie ja üldplaneeringu koostamisel on ette nähtud protseduurid, sealhulgas ka erinevad kooskõlastamised. Seadus näeb ette, et tuleb kooskõlastada üldplaneering ka naaberomavalitsusega. Ja Narva-Jõesuu on saanud oma üldplaneeringu viile kooskõlastamiseks. Ma vabandan, et on tehniline probleem ja me ei saa täna seda pilti teile näidata, aga ma loodan, et te saite kõik selle materjali kätte ja kui teil oli huvi, siis sai ka võib-olla sügavamalt tutvuda nende materjalidega. Aga siis materjal koosneb peamiselt siis üldplaneeringu materjalidest, seal on siis seletuskiri ja joonised ja siis keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanded. Siis, kui Narva-Jõesuu linn alustas oma üldplaneeringu koostamist, siis nad pöördusid lähteülesande koostamisel ka meie poole, me andsime sinna oma sisendit ja me leiame, et põhimõtteliselt linna huvid on, meie linna huvid on arvesse võetud ja põhimõtteliselt me võime selle planeeringu kooskõlastada. Kui me nüüd ei kooskõlasta seda planeeringut ja ei anna siis teada oma teistsugustes seisukohtades, siis loetakse seaduse järgi 30 päeva jooksul, siis nende poolest pöördumisest automaatselt on planeering kooskõlastatud. Selleks, et nad mitte kooskõlastada, siis peaksid olema mingisugused argumendid seadusest tulenevalt, et miks me siis ei nõustuks selle planeeringuga. Mis puudutab meie huvisid, siis ma tooks välja võib-olla sellised asjad, mis on siis esimene punkt teed, et siin on eraldi taristu joonis, kus on siis ära toodud maanteed, kohalikud teed, erinevad jalgteed ja kergistusteed. Siin kõik, mis puudutab Sillalinna, on just sisse kantud ja me oleme selle lahendusega nii-öelda rahulikud. Siis kindlasti rohevõrgustik, põhimõtteliselt Narva-Jõesuu linna üldplaneeringi järgi maakonna planeeringus kokku lepitud rohevõrgustiku lahendust. Kahes kohas nad teevad ettepaneku vähendada rohevõrgustikku, aga see ei ole siis meie linna läheduses, ei ole meil alates. Kolmas moment kindlasti, mis on meie jaoks võib-olla huvitav, on see, mis toimub vahetult linna piiride ääres. Siin ka suuri muutusi ei ole ette näha, võib-olla ainult lõuna pool, seal kus on siis sundub see tee Vaivara raudteejaama. Selles vahetult linna piiris on üks eraotstarbega maa, kuhu on siis võimalik ehitada ärihoonet, ühiskondliku otstarbega hoonet või siis isegi elamimaad, aga see
see üksus on suhteliselt väike ja siis seal lõuna pool meie aiandusühistute juures on samamoodi siis planeeritud erinevad segaotstarbega maa, kus on võimalik siis tootmise või äriotstarve. Nii et selles osas ka meil naabritele pretensioone ei ole. Ja võib-olla on huvitav ka see, et üldplaneeringuga määratakse olulise ruumis on mõjuga ehitiste asukohad. Teatavasti on Auvere elektrijaam ja nii edasi, et Orika ja muud sellised ettevõtted, aga ka siin sisuliselt palju muutusi ei ole, et nad jäävad nagu põhimõtteliselt olemasolevatesse asukohtadesse ja ka siin on kahe juurde näha mitte märkimisväärselt laienemist. Nii et sellepärast oli see mõte, et volikogu liikmed oleksid kursis, mis naaberomavalitsuses toimub, plaanid Narva Jõesuul on ja me omalt poolt ei näe nagu takistust, et miks me võiks seda planeeringut kooskõlastada ja teeme ettepaneku koostada. Pooled koos kõlletava Narva Jõesuul planeeringu keskkonnaministri ressurssi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ja 17. Asutuste ümber korraldamine. Volikogu liikmed, eelmisel volikogu istungil me käsitlesime seda küsimust ja teeme välja need probleemid, mida me sooviksime lahendada. Ja need olid siis, et esiteks see, et laste ja elanike arv laiemalt on vähenenud ja ka prognoos näitab seda, et elanike arv ja laste arv väheneb ka edaspidi. Teine probleem oli see, et need asutused, mida me analüüsime, dubleerivad üksteise funktsioone ja kolmas probleem on see, et palgatase on väike, mis juures siis juhtimis- ja halduskulude osakaal on suur. Ja pärast seda siis sai tehtud koostatud analüüs, see analüüs on volikogule esitatud ja koostatud ka erinevad alternatiivid ja siis proovitud neid võrrelda. Seda küsimust me arutasime kõikides volikogu komisjonides, sellepärast võib-olla ma kordan siin oma juttu, aga põhimõtteliselt kõik komisjonid jõudsid sellele järeldusele, et muudatus iseenesest on õigustatud ja linnavalitsus peaks sellekohase otsuse ette valmistama. Nüüd võrreldes neid alternatiive, siis neid alternatiive tegelikult oli meil arvutusel väga palju erinevaid ja siin on nüüd välja toodud nendest 4. Esimene siis null alternatiiv, mis illustreerib seda situatsiooni, kui me põhimõtteliselt muudatusi ei teeks. Ja see toob ka välja siis selle probleemi, et palgad jäävad väga madalale ja põhimõtteliselt siis sellise nagu prognoosperioodi lõpuks on väga palju selliseid ametikohti, kes saavad palka alammääras või siis selle lähedal ja me ei täida oma neid eesmärke. Kõige eelistatum variant majanduslikult oli siis alternatiiv number 1, kus me proovisime saavutada sellise palgataseme, mis oleks töötajatele motiveeriv ja mis oleks siis eelkõige õpetajatele ja riigijuhtidele selline, et see palgatase vastaks enam-vähem siis üldhariduskoolide või lasteaedade õpetajate palgatasemele. See siis tähendab seda, et tuleks umbes 1/3
liikmetest seda koondada. Ja siis otstarbekaks me pidasime siis alternatiivi number 3. Just sellepärast, et see ei olnud majanduslikult kõige efektiivsem, aga et siis säiliks teatud töökorralduse loogika, et eraldi asutustena jätkaksid selle alternatiivi kohaselt siis muuseum ja raamatukogu ja miks nad eraldi jätkavad on see, et nende tegevus ei ole niivõrd ja külastatavus seoses niivõrd elanike arvu vähenemisega, see on rohkem nagu huvitegevuse küsimus ja neil on oma selgelt eristuvad funktsioonid. Aga ühendamisele läheks siis 3 asutust, mis tegelevad huvitegevusega, need on siis kultuurikeskus, muusikakool ja noorte huvikeskus Uuli. Ja siis selle variandi kohaselt siis koondamisel läheks umbes 10% töötajatest. See puudutaks siis juhtivat ja tugipersonali. See tähendab seda, et siis oleks asutusel üks direktor ja majanduspersonal siis ka ühtne. Ja see variant siis tagaks ka selle, et nendel loodud asutustel oleks siis selline töökorraldus, et ei oleks dubleerivaid funktsioone. Tähendab, et me oleme kõikides komisjonides neid variante arutanud ja see tähendab siis seda, et kui selline põhimõtteliselt arusaam on olemas, et otsus tuleks teha, siis aprillikuus, nagu ka lasteaedade ja koolidega, me valmistaksime ette motiveeritud otsuse eelnõu, mis siis läheks volikogusse otsustamisele. Praegu minu kohta. Kas keegi õige siis? Ei ole, ei õige. Austatud kolleegid, küsimus on kiiruline, kuid ta tuleb rääkida. On aega, tegelikult on arustatud seda küsimus ka volikoguga on saanud. On 10, et see on miigle, Lugupeetud volikogu, lugupeetud linnavalitsuse liikmed, tõepoolest, nagu linnapea oli mainitud, see küsimus oli arvatud volikogu komisjonidest ja just hooldati just seda varianti, alternatiivi 3, kus on 3 asutust ja ühendavad niimoodi ühendasutustena niimoodi, see on kultuurikeskus, noorte jõudi Huvi ja muusikakool. Eraldi jätkavad siis eraldi muuseum ja pärast. Oli arutusel see keskfraktsioonis ka ja sai toetus selline variant ja vastavalt sellele siis loeme ette ettepanek protokollilise otsustada. Kuulanud ära linnapea Tõnis Kaldari informatsiooni ning lähtudes volikogu komisjonide otsustest, teen Sillamäe linnavolikogu keskfraktsioon ettepaneku võtta vastu järgmine protokolliline otsus. Esimene. Võtta vastu linnavalitsuse poolt esitatud informatsioon teadmiseks. Teine. Linnavalitsusel valmistada ette linnavolikogu otsuse eelnõud kultuuri- ja huvitegevuse asutuste ümberkorraldamiseks Sillamäe kultuurikeskuse, Sillamäe huvi- ja noortekeskuse juurde ning Sillamäe muusikakooli ühendamiseks või liitumiseks. Aitäh! Palun teevuks, protokolli otsus palun käida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13. Kes on vastu? Teine. Poliitik. 3. Poliitik 3. Enamik on 3.
protokollis on otsus. Kuski lahkus saalist, teda ei ole siin. Esitaja paraku volikogu revisjonikomisjoni aruanne. Komisjoni rääkida. Lugupeetud kolleegid, esitan teile traditsioonilise komisjoni aruanne. Nagu te kõik näete, meie komisjon on 3-liikmeline, minu on esimees, Igor Korov aseesimees ja siis Dmitri Veeb on liige. Praegu mina loen teile ette need küsimused, mis oli arutelus meie komisjonis aasta rääkida. Revisjonikomisjon on harjunud koos olikutes korruptsiooniriskide hindamist linnavalitsuses, kiitnud heaks rakendatud meetmete kohaliku teede ehitus- ja remonditööde kvaliteedi tagamiseks, arutanud ja kiitnud heaks Soome linna sotsialiseerimisgrupi majanduskasvu aasta aruanded, kulunud ära sisekontrolli peast sai ülevaade Sillamäe linnavalitsuse allatavate asutustes seoses kohtuga teatud tehingute kontrollis, informatsiooni Sillamäe linnavalitsuses ja allatavate asutustes andmearvete kasutamise kontrollis, hankemenetluse nõudmine järgimise kontrollis Sillamäe spordikompleksis Kalev, koolitoidu lepingute täitmise kontrollis ja vastanud küsimustega. Kuulunud ära informatsiooni hallatava asutuste poolt välistatavate piltide ja muude maksed kindlate dokumentide kontrollist, lasteaedade kontrollist, pärast ümberkorraldamist, kuulusid informatsiooni Sillamäe laste hoolikande asutuse loodus asjapoolduse rahastamise ja üldhooldusteenuse rahastamise kontrollist. Sillamäe üldhariduskooli tegevuse kontrollimised, pärast planeerimist, koolide koosseisuga ja personaalikulude analüüsi uusest. Hankemenetluse nõudmine järgimise kontrolli kohta. Sillamäe linna arves kultuuri, hariduse, noorsoo, töövaldkondade eraldatud toetuste kasutamise kontrolli kohta. Komisjoni avaldas arvamust kõikide arutavate küsimuste kohta, tehti ettepanekuid ja andsid soovitusi. Aitäh! Siis on, kas kellelgi on küsimus? Aitäh ettekande ja tehtud kaheksas päevakorrapunkt. Volikogu õiguskomisjoni aruanne finantsikomisjonis. Lugupeetud kolleegid, loenete õiguskomisjoni aruande. Nagu meil kinnitatud on, õiguskomisjoni tegevusvaldkonnad on linna üldõigusaktid ja linna põhimäärus, korrakaitse, avalik kord ja elanikkonna turvalisus, koostöö turva, tuletöö ja päästmise politsei vahel, turu ja täna kaubamise reguleerimine, nõustamine korteriühistutega saadud küsimustes ja tarbijakaitse saadud küsimustes. Komisjoni koosseisus kiitis Sillamäe linnavolikogu poolt 21. aasta 14. septembril ja komisjoni hetkel kuulub 7 liiget. 3 aasta jooksul komisjoni muudetud mitmetel põhjustel, viimane komisjoni muudatus oli tehtud selle aasta jaanuaris. Linnavolikogu fraktsioonides on komisjonis proportsionaalselt esindatud kõik fraktsiooni esindajad. Murekohtadest. Komisjoni vähe õigusteaduste ja haridusega taotlega liikmeid, samuti murekohaks on see, et komisjoni pädevuses ei ole korteriühistute vaidluste lahendamine ja sekkumine, kuid enamus pöördumist on just nendele seotud. Selleks on vajalik eraldi lepituskomisjon. Komisjonil on arutlusega mitmed volikogu määruste muutmise eelnõud, kuid töö nende üle pole veel lõppenud. Alates 21. aastast kuni tänase kuupäevani on toimunud 33 komisjoni istungid, millest 10 olid ühised koosolekud teiste komisjonidega. Kokku on arutatud vähemalt 110 päevakorrapunkti või teemat. Peamised teemad olid siis järgmised, mis arutati ka mitmel korral. Linnavolikogu määruste ja otsuste eelnõude läbivaatamine, linnaeelarve ja lisaeelarvete arutelud ja nende jaoks kiitmine, majandusaasta aruanne, ülevaade Sillamäe linna kriisikorraldused ja avalikest varjumiskohtadest Sillamäe linnas, Sillamäe linnavolikogu töökorra eelnõu ja linna põhimääruse muudatusettepanekute eelnõu arutamine, linna tunnustuse avaldamine, Sillamäe linna tunnustuse avaldamise korra muutmise algatamine, linna tänavate ümbernimetamine, õigusabi osutamine Sillamäe linnas, linna videovalvesüsteemi toimimise arutelu, erinevate riigihangete algatamiseks või pakkumuste edukaks tunnistamiseks või hankelepingu sõlmimiseks loomine, Sillamäe linna jäätmekava ja üldise värgi ja traditsioonikava eelnõude ülevaatamine ja heakskiitmine,
Sillamäe haigla sihtasutuse põhikirja muutmine, linnaline transpordi korraldus, järelevalve teostamine ehitusjärelevalve hoonete kohta, Sillamäe linna arengukava ja eelarvestrateegia ja ka üldplaneerimisgiidi läbivaatamine, Sillamäe muinsuskaitseala kaitsekord, Sillamäe linna seisukoht haridusleppe osas ning ka erinevad korteriühistute ja linna kodanike arupärimised ja pöördumised. Kokkuvõtteks komisjoni tegevusala on lai ja mitmekesine. Komisjonil vaja mõelda koosseisu täiendamise osas ning selgelt piiritleda päringutele vastamise pädevust korteriühistutele vaidluste osas. Aitäh! Kas teil on küsimus? Enda ettekande tehtud oli viimane päevakorrapunkt, sellega kolmanda istungi ütleme järgmine volikogu istung 29. aprillil. Aitäh kõigile! Lihtsalt